tšau, Tom. Kuule, ma ei tea, kas ma saan su juurde tulla. Eelmine kord olid mu vanemad päris pahased, sest sa ütlesid, et sinu vanemad on ka kodus, aga tegelikult polnud. No, minu vanematele loeb, et nad saaksid mind uskuda. Kuule, ma küsin, aga eelmisel korral mul tuli jama. Okei, jaa, tšau. Kes oli Kevin? Tom. Ta küsis, et kas ma saaks homme pärast tunde tema juurde minna. Kas ta ütles, et ta vanemad on kodus? Ta ütles, et ta ema on küll. Mis sa arvad, kas tema juttu saab sel korral usaldada? Ma ei tea, ema. Tom meeldib mulle, ta on nagu lahe poiss, aga ta valetab sageli. Ma ei saa kunagi aru, millal ta õigust räägib. Mõnikord ta valetab isegi õpetajale. Ta vajab Jeesust, kas pole? Mis sinu arvates on õige otsus? Tomiga on lõbus, aga mulle ei meeldi, et mul alati pahandused tulevad, kui ma temaga koos olen olnud. No täpselt. Tead, arutame seda asja koos isaga, kui ta koju jõuab. Kas sa nüüd aitaksid mul need kartulid ära koorida? Halloo! Tere, Georg! Ma pole sinust ammu juba midagi kuulnud. Ma arvasin, et sa oled meid lausa unustanud. Mis? Sul on meile veel üks auto ülevaatamiseks. Väga tore. Tead, mu abikaasa ei suuda selle vana romuga enam sõita. Tal on hädasti uut autot tarvis, mis kogu aeg tükkideks ei lagune. Georg, kuule, ta naeratab mulle. Tead, terita oma pliiats hästi ära. Pane meile siis hea hind kirja, eks ole? Jaa, tule läbi muidugi. Lõpuks ometi aitäh, kallis. Uus auto. Mulle meeldib Georgi juures see, et ta on täiesti aus mees. Kui tema ütleb, et ta pakub midagi head, siis just nii ongi. Kui tema ütleb, et see auto on hea hinnaga ja heas seisukorras, siis võib teda usaldada. Sellepärast ongi nii edukas müügimees. Ma pole kellestki kuulnud, et temast teisiti arvatakse. Alati ta räägib seda, mida ta teeb. Nii, et kui tema ütleb, et see auto on hea, siis sa usaldad teda, jah? No täpselt nii. Pole hullemat asja kui kasutatud autode müügimees, kes pidevalt tõde väänab või põikleb küsimuste vastamisest kõrvale. See on alati nagu suur hoiatussilt. Ole ettevaatlik, teda küll usaldada ei tasu. Kui sa avastad, Kevin, et keegi on sulle korra valetanud, kahtled edaspidi kõikides tema sõnades. Umbes nagu Tom, siis on ju isa? Mida see Tom nüüd siis teinud on jälle? Ei midagi. Tead, ta lihtsalt küsib, kas ma saan homme peale tunde tema juurde minna, aga ma ei tea, kas ma üldse tahangi. Mäletad ju, mis eelmisel korral juhtus? Küll on kahju. Tom on tegelikult ju hea poiss, aga tal on tekkinud harjumus tõde moonutada ja seepärast ta ei teagi, kas teda saab usaldada või mitte. Tead, ma pole üldse kindel, kas ta on selline poiss, kelle seltskonnas aega veeta, Kevin. Tom lubas mulle selle euro tagasi maksta, mis ma talle ükskord laenasin ja ta maksis ka. Sellepärast ongi raske otsustada, kuidas on õige suhtuda. Mõnikord on inimese jutt usaldusväärne, mõnikord mitte. Aga kuna ta mõnikord valetab, siis pead iga kord endalt küsima, kas seekord on ta jutt õige või mitte. Mul oli täna töö juures just üks väga huvitav jutuajamine. Mu töökaaslane nägi, et ma lugesin kohvipausi ajal oma piiblit ja ta hakkas rääkima, kuidas kõik erinevad usud on tegelikult üks ja sama ning lõpuks viivad nad kõik taevasse. Ta muudkus seletas, et usk on tegelikult enda valikute küsimus ja et Jeesus on lihtsalt üks variant taevasse pääsemiseks. Uskumatult paljud inimesed teevad nii. Aga mida sa talle siis ütlesid, isa? Teda alguses ma ei teadnudki, mida öelda, aga siis mulle torkas pähe hea vastus. Jeesus võib olla üks kahest. Ta on kas Jumala poeg, nagu ta ise ütles, või valetaja, sest ta tegelikult ei ole Jumala poeg. Kui taevasse pääsemiseks on erinevaid võimalusi, siis järelikult Jeesus valetas, et tema on ainukene tee taevasse. Ja kui Jeesus valetas selle kohta, siis mille kohta ta veel võis valetada? Täpselt samamoodi nagu Tomiga. Aga Jeesus ütles, et ta andestas mu patud ja tuleb minu südamesse. Ma tean, et just seda ta ongi teinud. Ma tunnen seda, nii et selle kohta Jeesus ei valetanud. Ja kui Anu Mart oli haiglas, sest tal oli vähk ja arstid ei saanud teda kuidagi ravida,
siis tädi Agnes uskus Jumala sõna, mis ütleb, et tema vermete läbi on meile tervis tulnud ja onu Mart sai täiesti terveks. Nii et Jeesus ei valetanud ka selle kohta, et ta teeb haigeid terveks. Jeesus ütles, et ta armastab meid. Ma tean, et selle kohta ta ka ei valeta, sest ma tunnen Jeesuse armastust. Jeesus ei ole ju valetaja, on ju isa? Jeesus on nagu onu Georg. Kui tema midagi ütleb, siis nii ongi. No just nii ma sellele oma töökaaslasele ütlesingi. Ma ütlesin, kui Jeesus valetas selle kohta, et ta on ainuke tee taevasse, siis ta on valetaja ja teda ei saa usaldada. Tead, see mees ainult vaatas mind ja kõndis minema. Ma ei olnud ebaviisakas, aga ma ei loobunud oma arvamusest. Minu õpetaja ütleb, et igaühel on poliitikas ja usus õigus oma arvamusele ja me ei tohi kellelegi öelda, et nende arvamus on vale. Su õpetajal on osaliselt õigus, Kelly. Igaüks võib arvata, mida ta tahab ja meie ei pea inimestega ebaviisakad olema, aga me ei saa taanduda sellest, mis on tõde Jeesuse Kristuse kohta. Tema on ainukene tee, ainukene tõde ja ainukene elu. Georg jõudiski autoga kohale. Lähme vaatame. Lähme, uus auto. Kui on pime või kui on külm, siis ma tean, et mu sõber on minuga. Kui on kole ja kui on hirm, siis ma tean, et mu sõber on minuga. Kui on puudu tarkusest, siis ma tean, et mu sõber on minuga ja julge võin alati olla. Ja julge võin alati olla. Ja mul on sõber, kes on ustav, sõber, kes must hoolib. Sõber Jeesus, kes kunagi ei hülla. Sõber, kes on kõikjal käimas minu kõrval. Sõber Jeesus, kes vigadel ei vaata. Sõber, kes on ustav, sõber, kes must hoolib. Sõber Jeesus, kes maksis minu võla. Ja julge võin alati olla. Ja julge võin alati olla. Kui on valus ja meel on kurb, Siis ma tean, et mu sõber on minuga. Kui kõik maailm tundub halb, siis ma tean, et mu sõber on minuga. kui on tehtud liiga Sul, siis ma tean, et mu sõber on minuga ja julge võin alati olla. Ja julge võin alati olla. Ja mul on sõber, kes on ustav, sõber, kes must hoolib. Sõber Jeesus, kes kunagi ei hülla. Sõber, kes on kõikjal käimas minu kõrval. Sõber Jeesus, kes vigadel ei vaata. Sõber, kes on ustav, sõber, kes must hoolib. Sõber Jeesus, kes maksis minu võla. Ja julge võin alati